Otsisime üht kena ja rahulikku ruumi saate salvestamiseks ja ennäe kesk linna keset liiklusmüra leidsime vana paekivist maja, rahu ja vaikuse oaasi. Vaikuse otseses mõttes, sest vana maja, paksud seinad, summutavad müra ja kaudses mõttes, sest siin otsitakse muu hulgas oma sisemist vaikust. Tai Chi klubis tegeldakse otse loomulikult Tai Chiga, kuid neisse ruumidesse mahub palju muid tasakaalustavaid praktikaid ja võrratuid mänge. Lähme neid täna teiega vaatama. Oled seda väärt? Ei pea muretsema, et me oleme minust kanged muretsejad. Iga asja pärast muretseme, eks ole, kui vaatad, et küll lapsi, küll ei tea mida. Kõike muretsetakse, tegelikult võiks ju asju rõõmu pärast teha rohkem. Minul on olnud õnn olla siin selle koha hoidja. Ma nimetaks ennast selleks. Hoides seda kohta. Ma olen tegelenud sellega, millega ma arvan, ma pean siin elus tegelema. Ma tulin siia töö ja siis on juba 14 aastat. Aga jah, ainult talv natukene raske, aga suvi on väga hea. Tai Chi on, ütleme siis, ta on selline taolaste õpetusest välja kasvanud harjutuste kompleks, mille eesmärk on see, et ta toimiks nagu kõigil inimese tasanditel. Nii füüsilisel tasandil kui siis, ütleme siis, sisemistel energeetilistel tasanditel. Et alguses kunagi seal on, täpselt ei teata, kust ta välja on tulnud, ühesõnaga on nagu aktsepteeritud, et enne seda, kui Tai Chi vormid olid, leiti kuskilt mingid savitahvlid, kus oli 200 sellist seismise asendit peal. Ma arvan, sellepärast on joogaga nagu tulnud kõik need spirituaalsemad ja vaimsemad praktikad just see vastukaaluks. Sest see, et tänapäeval nagu hoida tempot kõige sellega, mis nagu nõutakse, sellele lisaks veel, et sul on pere ja kodu, see ei ole normaalse inimese elu tegelikult. Ja ma õpetan seda, et me peame õppima pidurdama, aeglustama. Ja mingil hetkel nagu enda selline vaade on see vaade nagu elust, et mis see elu on. Ja saime aru, et tegelikult see on nii palju suurem asi kui mingi üks praktika. Et me näeme seda rohkem nagu tööriista. Ma räägin sellest, et see on haamer. Ja me õpetame inimesi kasutama seda haamrit. Aga haamer ei ole see lõplik eesmärk. See on lihtsalt tööriist, mida me kasutame. Kogu süsteem seisneb selles, kõik, mis sa pead tegema, on tulema hommikul trenni, panema mati maha ja tegema seda harjutust. Ja kõik, mida sa soovid oma elult saavutada, paremat tervist, kaotada kehakaalu, olla vaimselt tasakaalukam, et see kõik käib selle praktilise süsteemiga kaasas. Et vältimatult sa hakkad tegema iseenda jaoks paremaid valikuid elus. Ja eriti populaarne on ta koolilaste seas, sest ta on väga toetav kogu selle õppeprotsessi juures. Et kuna infot on nii palju, siis see aitab sul jääda keskmesse. Nii palju lapsi, kes on rääkinud, ületavad mingid hirmusid, mis ongi oluline. Et sa saad oma asja hästi teha. Ja lisaks jooga ei ole ainult füüsilised harjutused, see on, nagu Janne ennist ütles, elustiil, et sa hakkad ka jälgima seda, mida sa suhu pistad.